Täna siis selline päev, et hommikul aitasin Ott Remmeril kaalu võtta. Seal ei filmid, kuna tööd oli palju teha. Otil oli oma jagu langetada ka, aga mees sai ilusti hakkama ja ilusti kaalus. Professionaalsus on tasemel. Ja tiim Asturil võistleb ka üks poiss. Oskar Torbek teeb homme oma esimese semipro matši versus Viimsi Tigersi poiss. Nii et siis käisimegi ametlikul pressikal ja kaalumisel. Nüüd tegin kiire söögi, Krebekanna vrapp ja nüüd lähen ruttu grupi trenni andma ja õhtul tegelikult veel liiderisse ka trenni paugutama. Ja homme Deliik 7 Tondirööva Icehall. Mis? Täna siis Deliigi päev. Praegu oleme põhibusinessmaniga. Anna, ma teen ise ära selle. Tee ise ära. No tervist, Maiki TV siin. Lükka like, lükka subscribe. Like, subscribe. Praegu hakkan minema siis oma 8. trenni täna. Mul olen 5 jiu-jitsut teinud juba ja 9 kickboksi, aga no mul on tegelikult 80 kickboksi fighti ka selles mõttes. Aga enne veel, kui ma lähen, siis ma söön ära ühe kohupiima, Nopri šokolaaditükkisega kohupiima. Mul on tegelikult jääme 3-0, ma ei saa aru, miks mul ikka veel seda šokolaaditükki juurde pole pandud. Okei, šaava. Naela ka vihtada, et mu jutt põhimõtteliselt ongi siuke kogu aeg. Aga nagu näete, Viik on tagasi Singapuris, pärast 7 nädalat on mees tagasi. Hommikul heas tujus. Väga heas tujus, mees on puhanud, hingab värsket Eesti õhku, naudib. Tema hindab külma, meile ei meeldi külm, aga nii see käibki. Aga hommikul tegime kerge trenni Viiguga ja siis andsin veel 2 trenni. Tuli ära see 8. trenn praegu. Ja nüüd tulime just Jui restosse sööma. Mulle esimene. 1-2 maksa toetaja, Viigu esimene. Jui resto pauk see on. Jälle sa vaese toitu, jess. Just, ta on vähe saanud see Singapuris süüa õnneks. Aga siis ajame siin veits basaari poistega. Kohe Hendri ja Karl peaks ka tulema. Ja siis lähen teen ise jõusaali veel ruttu. Ja siis panen valmis Deliigi jaoks, et kõigepealt ongi Oskar Torbeku semipro fight ja siis hakkame Hendriga seal tööd tegema ja podcasti poistega möllama, et väga tihe päev täna on, aga nii meile meeldib, nii et peatse kohtumisel. Täna polnud üldse see päev, trenni läksin, tundsin kohe, et täiesti tühi on olla, vähe nõrkus, selline raske, väga raske, tahtsin mitu korda trenni peab pooleli jätta ära minna, aga tegin ikkagi lõpuni. Ei olnud kui võib-olla selline pingutus, nagu ise ootaks, aga kahjuks mõni päev on ka selline. Nüüd ruttu koju, vaatan riided ja siis lähme Deliigile. Oleme jõudnud Tondirööva jäähalli. Coach Reijo ka seal. Lähme tööd tegema. Ja seal meie päevakangelane Oskar Torbek. Tuum! Let's go! Ilus. Shama! See valus ei ole mul hea. Full kiidakas välja. Mul on viid varju pähe, nii halb valus. Maiki, siin on ka sul siuke valgus pähe, nagu see oleks kiilakas. Nurka muutma. See valgust ei saa üldse seda.
nende Lätidega minema peaks, aga... Lätid on väga head, ei kurat, ei zoom in. Okei ka? Jaa. Davai, lätud ära. Üks tapa veel hindab käppe. Panen kahte. Jaa, kaks suu. See viina tapanud, või teeme. Hakkan maksu. Oi, põll. Hakku. Silme midel. Kõik, rahvi midagi. Ja, kus, rahvi välja, rahvi sunu suude. Ma tasku mulle. Elas on hea. Räägid nurgas. Jook on see vesi või? See on gaasiga vesi, noh. On jah? Davai. Siis saab. Edu. Tänase õhtule rääkinud, aga olgu siis aegus see kõik. Daamid ja härrad, see oli väga tasavägine fight, aga nägin ise, kohtunikud ragistasid väid, kuhu poole võit anda. Aga nad on oma töö teinud ja napid punktidega läheb see ringi punasesse nurka. Treeneritöö tehtud, nüüd juba nurgast, ringi ääres, kommentaatoritööd tegemas. Minu paremal käel Henri Rohta. Minu parem käsi Henri Rohta ja töötame. 2 veerandfinaal on läbi, 2 veel jäänud ja siis juba läheb edasi main card, nii et 2,5 veerandfinaali pealt megabängerid on nüüd. No nii heaks koodis on läheb saama edasi. Ja tal on lemmikkombo 1, 2, maks, go, vai väga tummine algus, Liisa jooks ise klinč ja kohe sai ka kati. Essa küünarnukk juba mõni, oi ilus! Ja elus kombo! Väga terav, Jussef on täpselt nii terav, kui me arvasime, ta on. Nagu tundus meile, mis me nägime siis sotsmeedia kõige vahendusel. Väga rits, Sigrid võttis sellise knockoudiga võidu. Ott sai sellise knockouti, highest highs and lowest lows, crazy sport, väga karm, et see oli niisugune nokk, mida on inetu vaadata reaalselt. See ongi lihtsalt nii crazy, et seesama treenerite tiim saab tunda ühtepidi võidurõõmu nii kõrgelt emotsioonil ja täiesti vastupidine opposite action, nagu lihtsalt see, sellepärast see on crazy. Julm, aga nüüd tiitlimatši aeg. Me näeme ka klinči. Siin lastakse kindlasti. Ja teine knockdown. Siin tuleb lõpetus. See on. Sergei seedib küll kõvasti. Aga oi. Ruslan on väga terav. Väga raskusti. Sergei peab vastu. Ja. Sellega on The League 7 meie jaoks lõppenud, teeme tiimi fotod ja siis tõmbame selle asja purki ka. Mega pikk päev, mega pikk õhtu. Võimas. Ma jäin siia kinni nendes asjad. Karl, Viik, Henri, Eerik. Задача сделать маленькое тяжкое панч. Первый раз мы сделаем, допустим, ху защиту поставить тяжкое панч. Ja.
A ma ei teagi, kui on ta koppa. Let's go! Maiki TV, meil on toimunud upgrade, vaadake seda. Kaamera müts on nagu Khabibi müts. Plus 20 wrestling kohe. Tulin poodi oma ühte lemmikvahesse. Ja selleks on Nopri kohupiim. Ja nüüd näitan teile oma järgmist lemmikut. Kuna me pole veel kämbis, siis praegu veel saab süüa. Doritos. Let's go. Võid käe najale toetada. Ja siis selle puusaga kohe hops. Nii, ja nüüd sa saad selle jalaga hakkad mind häirida, lükkad sirgeks jälle. Niimoodi ja tood jala alla ja põlve lihtsalt vahele. Okei, põlve vahele. Võimaliselt 2 suunda. Ma annan sulle selle jala, siin sa võid teha klipsi kohe. Siis ja hakkad ka. Tõmmata kohe sinna, just. Just niimoodi. Võta käsi läbi. See on hea kontroll. Võtad üles. Lähe hästi. Tõustavad lähedale. Siin tuleb natuke. No nii, jälle hiline sesh meil siis gymmis täna. Nädala teine jõusaalitrenn ja nädala teises jõusaalitrennis on alati harjutused, mis mulle kõige vähem meeldivad. Nagu näiteks lateral pound ja lateral lunge. Need on 2 harjutused, mis mulle kõige vähem meeldivad, aga väga vajalikud harjutused. Ja lõpus muidugi assault bike'i intervallid, tummine trenn. Reede õhtu pauguga lõppenuks ja siis koju puhkus ja homme nädala viimased trennid on sparring, MMA drillid. Nii et kõva nädal jälle selja taga. Päeval ongi, tegin Marekuga Tšitši päris palju pannud fookus Tšitšile, et juba 4. maasvõitluse trenn mul see nädal. Ja novembris ongi plaan panna fookust väga palju Tšitšile, kuna ongi käega saan boksida, kõike lüüa saan normilt, aga ongi veits jääb veel puudu sellest, et saaks lööke blokkida ja lapadesse võtta vastu, et teha nagu ka ühe kombosi paarilisega. Seda veel teha ei saa, nii et ongi ideaalne võimalus arendada enda nõrkusi ja selleks on muidugi maasvõitlus, aga läheme kogu paremaks. Varsti näete mind juba rullimas jalanlukkudesse. Tundub ulmeline, aga varsti, nii et, aga mis ma ikka lobisen, hakkame pihta, kell on 9:03, paugutame, äkki jõuame isegi lõpus veel kiire sauna teha.
on mul pidevalt probleem settide meelde jätmisega, mitu seeriat ma teinud olen. Iga kord on segamini ja mul sõber Tšitšis ütles hea asja, et alati, kui ei tule meelde, mitmes seeria on, siis tuleb teha see number, mis on vähem. Kui arvad on 3. või 4., siis on 3. Kui on 2. või 3., siis on 2. Kas teed rohkem, aga vähem ei tee. Ja see on päris hea. Lisaks sellele uue mikrofoniga te kuulete palju rohkem mu möla, nii et ei tea, kas see on hea või halb. Eks me näe. No nii, 3 viimast harjutust jäänud. Praegu aeg õlapressiks, siis on veel Y-reis ja seated calf reis, nii et 3 harjutust jäänud ja siis lõpu vastupidavus assault bike, aga istus õla surumine 17 kilo hangetega 3 korda 6. Davai. Kuna mu kaamera on ainult 5% akut alles, siis täna on kõik ma rohkem filmi. Teen oma 2 harjutust lõpuni ja vastupidavus koju lebotan, puhkama, magama, sest kell on juba 22.06. Nii et näeme homme. Oh my god, kui hull. Pean tegema 5 korda 10 kalorit ja saama 1100 pluss vatti. 3 korda tehtud, 3 korda saadud, 2 veel jäänud. Hui kui raske. Hommikul on juba eratrinn andnud, superviik käis mul külas juba. See on kõik, mis sealt välja tuleb. Tahtsid, et ma räägin. Ei tule. Ei tule. Tead, mis ma ostsin endale? Ma praegu pidudel enam ei käi siin. Ostsin uue tolmuime ja korterit vastu selle. Vaadake, kus mees muutub, ei käi pidudel, ei joo mitu kuud, siis ostab ta tolmuime ja läheb kodu puhastama. Nii et kui viik suudab muutuda, suudame me kõik muutuda. Vaatale nüüd ära sõnuma. See on see Rocky filmis, kui ta selle Ivan Dragot võitis. If I can change, then you can change. Draagoga saita. Aeg tiim asturi sparringuks. Matt on päris rahvast täis juba. Täna 17 inimest. Oralik, areneme.
3x5 tehtud, väga raske. Ja Markus on pussi. Eesti karu ka siin. Oi! Sellega on lõppenud siis järjekordne vlog. Täna pühapäev, puhkepäev. Täna ei ühtegi trenni, ei teinud ise ühtegi trenni, täiesti vaba päev. Hommiku ärkasin, vaatasin John Jones versus Stipe. Muidugi Jones võttis oma, nagu GOAT ikka. Charles Oliveira versus Michael Chandler, väga ilus fight Charles Oliveira poolt. Oli näha, et Charles Oliveira oli üle pika aja siuke konkreetne game plan. Et ta lihtsalt ei strike'inud ja kui viidakse maha, siis ta istub lihtsalt maas ja mängib sealt oma jiu-jitsuga, aga ei, ta ise läks ka maadle, mis oli väga ilus ja püsti, oli väga terav, nii et hea fight Charles Oliveira poolt, sellele on hea meel. Samuti Paul Nickel võttis ära Paul Craig'i, kõva võit Paul Nickeli jaoks, et alles 6-0 oma profikarjääris ja five selliste vendadega, nii et mega. Siis läksime Anetega, käisime kinos, vaatasime Gladiatori uut osa. Hommikul Anette vaatas Gladiatori esimese osa ära ja siis ise vaatasin ka poole silmaga UFC kõrvalt ja siis läksime vaatasime kinos Gladiator 2, mis oli ka epic, Gladiator, Maximus, kõva. Ja veitleib otsime kodus, käisime, ostsime nädala toidud ära. See oli omaette tegevus, tükk möllu ja nüüd kodus koristasime veits ja hakkan nüüd lõpuks, kell on 8, kohe läheb jete, vaja vanni panna, vannis puhtaks pesta ja siis magama ja siis hakata vlogi kokku panema, et saaks selle lähiajal välja panna. Nagu ikka, mina tänan teid kõiki vaatamast, like imast, subscribe imast, jagamast ja ei saa ka mainida jätta, et panen alla kindlasti lingi, palun anna mulle hääl Pahvi sportlase kampaanias, ma olen top 20 seas. Me oleme praegu esimesel kohal, aga see ei tähenda midagi. Lõpuni on jäänud veel 9 päeva. Seega tööd on vaja kõvasti teha, et seal püsida, sest et konkurendid on väga tugevad. Nii et kui sa mõtled, et sinu hääl ei loe, siis just sinu hääl loeb. Anna hääl, jaga seda linki enda vanemate sõprade, kaaslasega, sugulastega, töökaaslastega, trenniaastega, kõik, mis päev tuleb, palun jagage ja andke mulle hääl. Kerige alla, seal on sportlaste nimekiri, valige Maicel Astur, alla sisestage enda e-maili aadress, seal vajuta kastikesse, et nõustud tingimustega ja vajuta hääleta. Kõikide hääletanute vahel loositakse ka välja 2 korda 500 eurot, nii et sul on samuti võimalik võita. Nii et hääleta samuti. Tuleb juba päris pikk lõpp, aga kui teil on mingeid häid soovitud, mida tahate näha vlogis rohkem, siis jätke mulle alla kommentaaridesse, sest et endale hakkab võib-olla asi tundub natukene üksluisena, seega teie like'id ja vaatamised muidugi annavad jõudu juurde, aga kui teil on mingi äge idee, siis hit me up ja näeme varsti.